Niimoodi, ma alustan oma sõitu siit Nõmme ja Kristiine, Nõmme jääb sinnapoole, Kristiine silt on sealpool ja Mustamäe jääb meil selja taha. Ristmikud, kus siis saab kokku Rahumäe ja Tervise tänav. Et kuudeti muret, et siin ei ole teed, millega sõita, ei saa ratastolliga, ei saa rulluiskudega, ei saa rattaga. Hakkan mina sõitma siit mäest allapoole, ristmikud on tegelikult olukord päris hea. Siin on erilist probleemi, natukene tempo on kiirem kui jalakäijatel, kuna ma olen rulluiskudel. Uised on sellised. Sõidame edasi. Rahumäe asumisse sõitsime just sisse mäest alla. Siin on väikse garaasid teise pool teed, kõnniteed ei ole. Hoolega vaatate, siis seal on kruusa ja mulda. Siit edasi sõidame. Siin on päris hästi, kuni politseimajani ei ole probleemi. Siia jääb Rahumäe tee elanikud, majanumbrit ei olegi. Ja vasakul on politseimaja. Ma usun, et ma väga mitut liikluseeskirja ei rikku selle video tegemise ajal, aga mõnda kindlasti. Politseimaja ees on värske ilus sile asfalt. Politseimajast üle tee läheb Energia tänav. Energia tänava teises otsas asub Kristiine sotsiaalmaja. Kristiine sotsiaalmajas elavad inimesed, kes vajavad natuke rohkem hooldust kui teised ja mõni neist sõidab ka näiteks ratastooli või tugiraamiga. Energia bussi peatuses käib buss 2361. Mustamäe inimesed teavad, et Sõle tänava politseimajja on Mustamäe poolt lihtsam tulla kui siia. Lähme siit üle tee, sest sotsiaalmaja asjas me siin oleme ja sotsiaalmaja on teisel pool. Ja siin teed just kiita ei ole eriti. Ja kui nüüd ratastooliga tuleme rulluiskudega, siis siin on mul tõesti juba mure. Tee ei ole siin väga palju kiita. Lähme edasi, vaatame need teeaugud. Tegelikult on see, okei, siit saab ratastooliga läbi ja rulluiskudega saan ka üle. Energia bussi peatus, esimene näist. Ja siin on natukene kalt teed üritatud teha, üks uus pink on siia pandud. Käib siin 23 buss. Ja päris, ütleme niimoodi, et ratastooliga saab siit teed üle. Paremale läheb siis Elektroni tänav, kus on päris viisakas teekate. Me jõuame teise Energia bussi peatuse juurde, kuhu on pandud värske asfalt. Sõidame edasi. Ja siin paarkümmend meetrit seda asfalti on. Ja tekib väikene mure, sest siin tuleb jääda seisma. Et nii. Tee sai otsa. Edasi läheb meil killustik, kruus, ülekäigurada. Vasakul natuke kaugemal on, paremal ei ole midagi näha. Üle tee on meil üks kaitseväeasutus. Eks ma arvan, et ma pean üle tee minema. Ma loodan, et kohalikud ei pahanda. Aga sõidame siit nii. Ja meil üle tee on ka päris lõbus teegata, ütleme niimoodi. Väike plank peale pandud. Ja sõidab. Ma jätkan auto tee peal tegelikult. Siin on vist jäetud väikene riba jalgratturite jaoks. Üks neist tuleb vastu ka. Ja siin vasakul väga palju sõita ei saa. Näiteks ratastooli või rulluiskudega jälle lootust ratastooliga veel saab. Paremal pool on meil parkla, killustik, augud. Augud. Ja tuleb ilmselt siin palju jätkata. Või siis mitte. Ilmselt jätkata ei saa. Ega meil on siin ka väikene mure, et siin läheb tee päris hullus kätte ja kõnnitee on siukene. Ja siukene meil on. Et kui ma peaksin praegu siit ratastoolis läbi sumpama, seda lihtne ei oleks. Ja rulluiskudega paraku jääb minu tee siin ilmselt täna katki. Loodan, et lähedus olevad politseimaja inimesed annavad mulle andeks, aga kahjuks ma pean edasi sõitma mööda sõiduteed. Autosid ei tule. Me saame siit teist tee poolt ka vaadata, see on päris ilus. Siin Kristiine linnasavalitsus on hoolega vaadanud, et siin auke ei oleks. Ja väikene tasuta parkla ilmselt tekkinud. Kõnnitee on ka paremal servas või vähemalt tee peenar. Ja samamoodi ta jätkub. Ei ütleks, et väga lõbus on. Teise pool on nüüd jälle kõnnitee tegelikult. Me vaatame teist tee poolt ka. Siit jätkab selline teema. Natuke eemal saab maja ees tegelikult liikuda. Seal on juba asfalt, et siit saaks täitsa ratastooli ja rulluiskudega sõita. Kuidagi lõbus ei ole. Teine tee pool on selline, nagu ta endiselt on. Ja mingit asfalti, killustik. Siin jälle kõnniteed ei ole vahepeal. Päris jamaks läheb. Me jõuame kohe Tammsaare tee pikenduse juurde.
vaatan veidikene ettepoole. Siin autod sõidavad. Teiselt pool teed jälkuvat ei ole. Teiselt pool teed nüüd tekib mingi kõnniteelaadne moodustis. Siukse üleminekuga. Noh, ratastoliga siin sõita ei saa, aga rullüskidega, kui ma hästi proovin, siis ma tegelikult saan. Aga nad maapid mahub ära. Jalgratturid saavad igaval hakkama ilmselt. Teiselt pool teed tegelikult ma pean ülest tunnistama natukene sõitsime mööda, aga teiselt pool teed on nüüd tuisubussi peatus. Tuisupeatus on küll ilus tee ja värske pink, lahtiseks ka prügikast. 23 ja 61. Noh, siin on tehtud ka väikene kaldtee. Ilmselt jalgratturitele mõeldes, teistel siin asja ei ole. Väikesed dekoratiirelemendid. Ja vaatame edasi. Siit tegelikult läheb päris hästi, et me jõuame juba sinna, kus näitab suund Järva noortekeskuse poole. Kohe tuleb silt üleval. Ma ei tea, kas te seda näete või näe. Järve noortekeskus näitab sidet poole, Tammsaare keskus ka rauda. Tegelikult on see väga hea tee juba, et siit võiks igaüks sõita ja teha väikse uisuringi, kas Sütiste metsa suunas või Rahumäe kalmistu poole. Ja jääbki ainult mäest alla ja Mustamäele või siis mäest paremale ja Tondile, Järvele või kesklinna suunas. Miks ma siin kandis sõidan praegu on see, et käisin eile Kristiine sotsiaalmajas. Kureti mulle seda sama muret, et ratastooliga siia suunda ei saa. Siin oleks tegelikult hea sõita Tondi Selverisse. Te näete, sealt eemalt paistab. On sealt näha. Siia jääb Kolosseumi toidukoht. Üle tee jääb siin Tuntoni park, mille kohe üle tee, me saame teed parki lähemalt vaadata. Mäest alla on päris ilus vaade Mustamäele. Päike võib-olla paistab praegu natukene kaamerasse, aga siit üle tee minnes jõuame me Tammsaare tee pikenduseni. Ahah, nüüd küll sattusin punase tule alla täiesti tahtmatult seekord, aga vaatasin kaamerasse. Kui me nüüd natukene ootame, vaatame, siis liiklast on siin oma jagu. Tegelikult sobiks ju Rahumäe teega väikeseks ümbersõiduks, kui siin tipptunnil natukene liiga palju autosid on. Selver on meil sealpool siis Tuntoni park Kolosseum ja Mustamäe. Selle taha jääb meil siis Rahumäe tee ja Lukoili bensiinijaam muidugi. Ka XL sähtumaasud, kus kindlasti paljud käivadki vaevalt, et nad seal just ratastoli või võistkudega käivad. Meil jällegist väikene peatus, kuniks foorituli näitab rohelist. Ja selle fooritule me ootame küll ära. Et Tuntoni park vahetab lähiajal ilmselt nime või vahetas hiljuti nime. Ma ei olegi täpselt enam kursis, see oli päris pikk arutelu. Tuntoni pargi taha siin näeb see Siili mikrorajoon asum, ehk siis mis on juba praktiliselt Mustamäe. Hetkel oleme veel Kristiines. Noh, siin on hea tegelikult ratastoliga ka, sõidad parki, vaata muud elu. Alla saad sõita Parditiigi pargi juurde. Vasakult saab haiglast saab teiselt poolt ka mööda Tervise tänavat. Või näiteks Maristali keskuse suunas Osmangi Vaab jääb mäe alla, Muustika keskus. Paljud sellised toredad kohad, kus võib-olla tahaks isegi käia. Ratastooli inimeste puhul ma mõtlen just Kristiine sotsiaalkeskuse elanikke, kelledest mõned käivad. Ma natuke veel kohe pidurdama. Siin on väga ilus uus tee. Vasakul on Mustamäe, paremale jääb Kristiine. Läks ringi, autojuhid ehmatavad, vaatavad, et üle saaks. Siit saab jällegist ilusti üle tee minna. Kuniks me jõuame Mustamäe. Ja ma tegelikult ilmselt lõpetan selle ringi siin ära, ega siin nalja ei ole, sest kui ma ratastoolis oleksin ja elaksin Kristiine sotsiaalkeskuses, siis siiani ma niikuinii jõudnud ei oleks. Rullüskadega läks veidi paremini. Järgmise korral.